Tere kõigile, kõik foorumil osalejad nii siin saalis, kohapeal Kohtla-Järvel kui veebis. Austatud rektor, austatud prorektor, head kolleegid, head partnerid ettevõtetest, kohalikest omavalitsustest. Ida-Virumaa on täna Eesti kõige põnevam koht. Ja mitte sellepärast, mis on toimunud minevikus, vaid sellepärast, mis toimub praegu. Oleme jõudnud punkti, kus muutused on juba käivitunud ja uued tehnoloogiad ja ideed kujundavad ümber meie Ida-Virumaa majandusmudelit. Just seda me täna siin foorumil arutamegi, ehk kuidas toimub ulatuslik tööstusmuutus Eesti tööstuse südames, Ida-Virumaal. Meile meeldiks mõelda, et muutused juhtuvad tulevikus, aga tegelikult peitub see meis endis, meie otsustes, meie koostöös, meie julguses mõelda suurelt. Mul on hea meel öelda, nagu ka moderaator mainis, et tänasele foorumile on registreerunud üle 200 osaleja. Osalejate koosseis näitab, et Ida-Virumaa muutuste vastu ei ole huvi mitte ainult ühes valdkonnas, ühes sektoris, vaid see on laiem ühiskondlik ootus. Ligi kolmandik on registreerunud ettevõtete esindajad. Need on inimesed, kes otsivad päriselt lahendusi ja soovivad teadusest tulevat innovatsiooni tuua oma tootmisesse. Ligi 40% on teadusasutuste esindajad, teadlased. See kinnitab, et ülikoolidel on siin Ida-Virumaal strateegiline roll. Ja ligi kolmandik, kuskil 27% on kohalike omavalitsuste esindajad, ministeeriumide esindajad, kogukonna esindajad, mis näitab, kes omakorda loovad keskkonna, mis toetab uusi ettevõtteid ja toob inimesed muutustega kaasa. See jaotus kinnitab, et Ida-Virumaal on inimesed, on kompetents, et ise seada suund innovatsioonipõhisele majandusmudelile. Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooli ühine teaduskonsortsium on tänaseks koondanud üle 150 teadlase, kes töötavad selle nimel, et Ida-Virumaal tekiks teaduspõhine, kestlik ja kõrge lisandväärtusega majandus. Teadlased tegelevad väga praktiliste teemadega. Energiapaindlikkusest ja salvestusest kuni keemiatehnoloogiate, materjaliteaduse, robotinimese koostöö ja digikaksikuteni. Kõige tähtsam on see, et teadlaste poolt tehtud töö ei jää ainult laboritesse. Teadus jõuab ettevõtetesse, mõõtmiste, katsete, prototüüpide ja analüüside kujul. Meie laborid ja teadlased on valmis pakkuma ettevõtetele väga konkreetseid teenuseid. Mõningad neist kuuleme ka täna foorumi ettekannetest. Olgu see energiasääst, diagnostika ja kvaliteedikontroll, uued materjalid, tootmise optimiseerimine, mikrovõrgud, tehisintellekti lahendused ja palju muud. Ja tehnoloogia kõrval me kindlasti ei unusta inimesi. Taseme ja ümberõppe aitavad tagada, et piirkonnas oleksid ka oskused, mis toetavad uue majandusmudeli arengut. Tänane foorum on just see koht, kus ideed saavad muutuda tegudeks, kus sõlmitakse kokkuleppeid, tehakse plaane. Kui tahame, et Ida-Virumaal oleks rohkem väärtuslikke töökohti, rohkem uuenduslikke ettevõtteid ja rohkem võimalusi noortele, siis peab teadus olema rakendatud hariduses, ettevõtetes, kogukondades, tootmises ja tehnoloogia arenduses. Tänan omalt poolt kõiki, kes panustavad sellesse teekonda. Teadlasi, ettevõtjaid, omavalitsusi, tudengeid ja kogukondi. Ja mul on suur rõõm avada tänane foorum. See on koht, kus tulevik ei ole abstraktne, vaid see on päris asi. Aitäh ja ilusat foorumit! Aitäh!